1807 aasta talvel, kui Napoleoni armee läbi Portugali marssis, põgenes kuninglik õukond üle Atlandi ookeani Brasiiliasse. Portugali monarhia jaoks oli see alandav taganemine, kuid ühele ambitsioonikale printsessile oli see eluvõimalus. Kriitikute poolt koletiseks tembeldatud, välimuse pärast naeruvääristatud ja halastamatu ambitsiooni tõttu kardetud, Carlota Joaquina teenis endale maine ühe kurikuulsama ja vihatuima kuningannana Euroopa ajaloos. Hispaania Carlota Joaquina sündis 25. aprillil 1775 ja oli tulevase Hispaania kuninga Carlos IV vanim ellu jäänud laps, kes tõusis troonile 1788 aastal. Varasem poeg Carlos oli surnud enne Carlota sündi. Kuigi tema ema Maria Luisa Parmast oli Carlota sündides veel üsna noor, tõid järgnevad aastad kaasa rea perekondlikke tragöödiaid. Kuigi ta sünnitas mitu tervet tütart, surid kõik tema järgmised pojad inikueas. See tekitas muret troonipärimise pärast ning tähendas, et Carlota oli suure osa oma lapsepõlvest troonipärimisjärjekorras. Lõpuks sündis 1784. aastal, kui Carlota oli 9-aastane, terve poeg nimega Ferdinand. Võib-olla oli see teadlikkus oma positsioonist troonipärimisjärjekorras juba varases nooruses, mis äratas Carlotas võimuiha, mis kujundas tema hilisemat elu, nagu me varsti näeme. Kasvades sai Carlota range haridusona Rooma katoliku õpetajatelt, keskendudes teemadele, mida peeti sobivaks kuninglikule naisele. Nende hulka kuulusid ajalugu, geograafia ja keeled, samuti tegevused nagu maalimine, õmblemine ja kirjutamine. See tegi temast erakordselt haritud ja intelligentse inimese, kuigi see ei suutnud eriti maha suruda tema vallatut ja mängulist iseloomu, mille poolest teda sageli mäletati. Kuningliku palee seinte taga oli aga pereelu kõike muud kui stabiilne. Carlota ema ominglikus õukonnas valitseva iseloomuga tegelane ning levisid isegi kuulujutud tema armusuhtest Hispaania valitsusjuhi Manuel Godoyga. See muutis ta Hispaania ühiskonnas põlatud tegelaseks ning osa Carlota halvast mainest hiljem oli teatud määral tingitud sellest, et teda pandi emaga ühte patta. Lisaks sellele düsfunktsionaalsele õukonnale oli Hispaania alates 17. sajandi keskpaigast kiiresti suurriigina taandunud, kuid hoidis endiselt kinni tohutust koloniaalimpeeriumist Ameerikas, mis ulatus Californiast ja Kuubalt lõunasse kuni Tšiili ja Argentiinani. Seega, isegi pärast Ferdinandi sündi 1784. aastal säilitas Carlota olulise positsiooni Hispaania tulevase kuninga vanima tütrena. See tegi temast ühe väärtuslikuma kuningliku pruudi Euroopas ning 1785 aastal, olles vaid 10-aastane, abiellutati ta ära. Šokeerivalt noores eas isegi 18. sajandi standardite järgi. Kuid see oli alles algus abielule, mis langes skandaali, vihkamise ja poliitiliste intriigide keerisesse. Alates 1770. aastate lõpust käisid juba läbirääkimised Hispaania ja Portugali valitsuste vahel, et Carlota abielluks Dom Joaoga, kes oli Portugali troonijärjekorras teine. Joao vanemad, kes olid onu ja õetütar, tõusid Portugali 2 valitsejateks, kuningas Pedro III ja kuninganna Maria I aastal 1777. Kuigi Pedro suri 1786. aastal, elas Maria kuni 1816 aastani. Nii et Carlota elu mõjutas oluliselt tema suhe ämmaga, Portugali esimese omal õigusel valitsenud kuningannaga. Kokkulepe, mille kohaselt Carlota abiellub Dom Joaoga, sõlmiti 1785 aastal ning volitusabielu toimus sama aasta mais, mõned nädalad pärast tema 10. sünnipäeva. Joao oli samal ajal 18 aastat vana. Kuna Carlota oli veel väga noor, lepiti kokku, et abielu ei tarbitaks enne 1790. aastat, kui teda peeti piisavalt vanaks, et rasestada ja lapsi saada. Kuid vaid mõned päevad pärast volitusega toimunud pulmi saadeti 10-aastane printsess koos Hispaania saatjaskonnaga Lissaboni, jättes oma perekonna maha aastaid enne, kui abielu tegelikult algaks. Seetõttu viibis ta Portugali õukonnas, kui riigi poliitika 1788 aastal muutus. Selle aasta 11. septembril suri tema õemees, troonipärija Dom José rõugete tagajärjel, jättes Carlota abikaasa uueks troonipärijaks. Pealegi kannatas kuninganna Maria suure osa oma hilisemast elust depressiooni all ning kuulutati 1792 aastal isegi vaimuhaigeks.
see tähendas, et Joao pidi juba 1790-ndatel asuma reegendiks ja de facto monarhiks, muutes Carlota juba noorest east alates omamoodi mitteametlikuks kuningannaks. Nende kõrge staatuse tunnustuseks kandsid Joao ja Carlota Brasiilia printsi ja printsessi tiitleid. 1790-ndatel ja 1800-ndatel aastatel, kui Carlota muutus Portugali õukonnas üha silmapaistvamaks tegelaseks, sai temast nii õukonnaringkondades kui ka laiemas Portugali ühiskonnas pilke ja vihkamise objekt. Teda peeti naiseks, kes haaras võimu järele ega mõistnud enda ümber valitsevat konservatiivset õukonnakultuuri. Kasvanud üles palju luksuslikumas Hispaania õukonnas, oli tal raske kohaneda Portugalis sügavalt religioosse ja range kuningliku kultuuriga. Tema otsekohene iseloom, poliitiline aktiivsus ja kuninglike naiste jaoks ebatraditsiooniline avalik käitumine õhutasid kuulujutte ja pahatahtlikke kõlakaid, mida võimendas veelgi laialt levinud hispaanlaste vastane ksenofoobia. Kuigi tema käitumist kritiseeriti tugevalt, rünnati teda veelgi jõhkramaid tema välimuse pärast. Oma viibimise ajal Lissabonis jättis prantsuse kirjanik Laurent Junot Abrantese hertsoginna ühe kõige salvavama kirjelduse Carlotast, kirjutades: tema inetus, tema määrdunud ja sassis juuksed, väga õhukesed ja lillakad huuled, mida kaunistas paks vunts, tema hambad ebaühtlased nagu paaniflööt. Ma ei suutnud end veenda, et ta on naine, ja ometi teadsin ma tol ajal fakte, mis küllaga tõestasid vastupidist. Hertsoginna abikaasa Jean-André Junot kordas neid tundeid pärast saabumist Portugali õukonda, hüüatades väidetavalt: mu jumal, kui inetu ta on. Mu jumal, kui inetu see printsess on. Kui inetud nad kõik on. Ja need salvavad märkused ei tulnud ainult prantslastelt. Kaasaegsed kirjeldused kirjeldasid Carlotat sageli kui lühikest, rõugete armidega näoga, silmatorkava kotkanina ja iseloomuliku Bourbonide etteulatuva alalõuaga. Samas kui mõned autorid märkisid tema veidi küürusrühti. Paljuski oli ta 18. sajandi õukondlike iluideaalide täielik vastand. Üks eriti julm hilisem kirjeldus väitis koguni, et tal oli, tsiteerin, kõige veidramalt koletislik pea, mis eales maa peal kõndinud. Tema avalik kuvand oli vaid üks kannatuste allikas. Kulisside taga oli Carlota abielu samuti õnnetu. Nad said oma esimese ühise lapse 1793 aastal, tütre, kelle nimeks pandi Maria Teresa. Järgmise 13 aasta jooksul sündis veel 8 last, kellest ainult üks, Francisco Antonio, suri noorelt. Vaatamata kasvavatele pingetele, abielus oli Carlota tuntud selle poolest, et hoolitses tähelepanelikult oma laste tervise ja heaolu eest. Kuid isegi tema rolli emana saatis skandaal, sest püsivad õukonna kuulujutud väitsid, et mitte kõigi tema laste isa polnud Jaan. Eriti kahtlustati tema poega Miguelit. Neid väiteid ei tõestatud kunagi, kuid need lisasid kuulujuttudele ja vaenulikkusele, mis saatsid teda kogu elu. Siiski varjutas abielu Jaana kiindumuse puudumine ja veelgi enam tema üha ettearvamatumast käitumisest. Elades ajastul, mil valgustusajastu ja Prantsuse revolutsiooni ideed levisid üle Euroopa, tekkis tal kinnisideeline hirm, et revolutsioon jõuab ka Portugalisse. Õukonna jutud väitsid isegi, et ta uitas öösiti kuningapalee koridorides poolsegases seisundis. 19. sajandi alguseks oli kuninglik abielu muutunud avalikuks poliitiliseks sõjaks. Aastaks 1805, kui Carlota oli 30-aastane, sepitses ta vandenõu võimu haaramiseks oma abikaasalt, prints Regendilt, kavatsedes lasta ta arreteerida ja kuulutada valitsemiseks kõlbmatuks, täpselt nagu oli juhtunud tema emaga. Kuid vandenõu paljastati ja tema kaassüüdlased arreteeriti. Carlota pääses vangistusest ainult seetõttu, et Jaan keeldus skandaali avalikustamast. Selle asemel saatis ta pagendusse Gelusi ja Ramileni paleedesse, samal ajal kui ta ise tõmbus tagasi Mafrasse, lõpetades sellega nende abielu. Just selle pagenduse ajal teenis ta endale kurikuulsa hüüdnime Gelusi nähvits. Carlota elu Portugalis, eriti alates umbes 1806 aastast, kujundasid Lääne-Euroopa laiemad poliitilised arengud. Mõni aasta pärast abiellumist Jaaniga puhkes 1789 aastal Prantsuse revolutsioon. Alguses oli see mõõdukas revolutsioon, mille eesmärk oli kehtestada konstitutsiooniline monarhia. Järk-järgult muutus see radikaalsemaks ning lõpuks arenes sellest vasturevolutsioon ja üle-euroopaline sõda 1792 aastal.
see tõmbas järk-järgult kaasa peaaegu kõik Euroopa suurriigid. Portugal oli üks erandeid. Sajandeid oli kuningriik püüdnud enamasti hoiduda Euroopa lõpututesse usulistesse ja dünastilistesse sõdadesse takerdumast. Teisest küljest oli tal Inglismaaga lõtv liit, mis ulatus tagasi 1660. aastate algusesse, kui Braganza Katariina abiellus Inglismaa kuninga Charles teisega. See tähendas, et Portugal liitus 1793 aastal esimese koalitsioonisõjaga prantslaste vastu, kuid ei mänginud kunagi olulist rolli järgnenud katkendlikes Prantsuse revolutsioonisõdades kuni 18. sajandi lõpuni. Mis muutis olukorda Portugali ja Carlota jaoks, oli Napoleon Bonaparte'i tõus ja tema vallutused, mis hõlmasid suurt osa Mandri-Euroopast ajavahemikus 1790. aastate keskpaigast kuni 1800 aastate keskpaigani. 1807. aastal, olles just vallutanud Saksamaa ja Poola, pöördus Napoleon taas läände ja tungis Portugali, eesmärgiga liita üks Sibeeria kuninglik perekond oma impeeriumiga. Näiteks tegi ta ühe oma vendadest, Josephi, 1808. aastal Hispaania kuningaks. Enne kui see üldse juhtus, oli Portugal vallutatud ning Carlota koos ülejäänud kuningliku õukonna ja valitsusega põgenenud üle Atlandi ookeani, et rajada eksiilvalitsus Brasiilias, Portugali suures Lõuna-Ameerika koloonias. Pärast ränka merereisi 1807 aasta talvel, mille jooksul Carlota pidi laeval olnud täide tõttu oma pea paljaks ajama, jõudis eksiilis viiviv Portugali õukond lõpuks Rio de Janeirosse. Ta veetis järgmised 13 aastat Brasiilias, kuid need aastad osutusid tema elu kõige tormilisemateks ja poliitiliselt ambitsioonikamaks. Just Lõuna-Ameerikas said Carlota valitsemisambitsioonid tõeliselt ilmseks. Kuigi tema ämm jäi Portugali ja selle koloniaalimpeeriumi nimeliseks valitsejaks, pakkusid sündmused mujal Lõuna-Ameerikas Carlotale võimaluse oma mõjuvõimu laiendada. Iseseisvussõjad puhkesid 18. sajandi lõpus kõigis Hispaania kolooniates pärast seda, kui Prantsusmaa võttis Euroopas Hispaania enda kontrolli alla. Üks fraktsioon Rio de la Plata asekuningriigis tegi isegi ettepaneku nimetada Carlota nende reegendiks ning see liikumine sai tuntuks kui Carlotism. See oli mõistetav, kui arvestada, et Carlota oli Hispaania kuninga Carlos IV tütar. Skeemil avaldas toetust Briti admiral Sir Sidney Smith, kuid sellel olid vastu tema enda abikaasa, eksiilis olev Portugali valitsus, Hispaania ametnikud ja paljud kohalikud eliidid. Carlota õõnestas ka ise oma võimalusi, nõudes absoluutse monarhi võimu kasutamist, samas kui paljud tema toetajad nägid teda pigem konstitutsioonilise riigipeana. Liikumine varises järk-järgult kokku ning pärast Ladina-Ameerika iseseisvussõdu kujunes Rio de la Plata ühendatud provintsidest lõpuks Argentiina vabariik. Carlota aeg Brasiilias oli vastuoluline ka muudel põhjustel. Ta suhtus inimestesse üleolevalt, jõi palju ning väidetavalt hakkas ta jooma ka marihuana teed. Samuti levisid visad kuulujutud tema armuloost ühe tuntud Brasiilia ärimehega. Kuid selle skandaali keskel saabus hetk, mida ta oli kaua oodanud. 20. märtsil 1816 suri kuninganna Maria I 81 aastaselt. 40 aastat vana olles saavutas Carlota lõpuks tiitli, mida ta oli aastakümneid oodanud, saades Portugali kuninga abikaasaks. Kuid pärast krooni saamist seisid tal ees veel tema suurimad poliitilised lahingud. Selleks ajaks, kui nad said kuningaks ja kuningannaks, oli Portugal juba ammu vabastatud. Pärast seda, kui portugallased ja hispaanlased olulise Briti abiga ajasid prantslased 1813 ja 1814 aastal Iberia poolsaarelt välja, kuna Napoleoni impeerium varises kokku pärast tema läbimõtlematut Venemaa sissetungi 1812 aastal. Sellegipoolest ei kolinud Portugali kuninglik õukond isegi pärast Napoleoni lõplikku langust 1815. Aasta suvel kohe tagasi Lissaboni. Viivitus oli tingitud sügavatest ebakindlustest selle suhtes, milline kuningriik pärast Napoleoni sõdu taastatakse. See ebakindlus jõudis lõpuks haripunkti 1820 aasta liberaalse revolutsiooniga, kui sõjaväeline ülestõus nõudis konstitutsioonilise monarhia kehtestamist ja sundis kuninglikku perekonda Portugali naasma. 26. aprillil 1821 lahkusid nad Brasiiliast. Porto Seguro Vikondi sõnul avaldasid kuninga ja kuningliku perekonna tunded Brasiiliast lahkumisel kõigi pisarates, välja arvatud kuninganna. Carlota, kes polnud kunagi Brasiilias elamist nautinud, oli väidetavalt lahkumise üle väga rõõmus.
üks kuulus lugu väidab isegi, et enne laevale minekut raputas Carlotta tolmu oma kingadelt ja ütles: "Ma ei võta isegi selle maa tolmu kaasa." Pärast Portugali naasmist võttis João 1822 aastal vastu riigi esimese põhiseaduse. See püüdis lõpetada absolutismi Portugalis, kuid oli vaid vähesel määral edukas ning see loobuti kiiresti juba 1823 aastal. Samal ajal eraldus Brasiilia ja sai iseseisvaks Brasiilia impeeriumiks Carlotta poja Pedro juhtimisel 1822 aastal, võttes Portugalilt koloonia, millele riik oli kogu 18. sajandi jooksul oma jõukusest toetunud. Liberaalne revolutsioon näitas keerulist poliitilist olukorda, millesse Carlotta, tema abikaasa ja ülejäänud kuninglik õukond pärast Napoleoni sõdade lõppu tagasi pöördusid. Võimuvõitlus puhkes, kui Carlotta liitus oma noorema poja Migueliga, et püüda võtta võim oma abikaasalt. João sai lühiajaliselt vangiks, ehkki mitte ametlikult, kuid 1824 aastal toimunud Briti sekkumine viis selleni, et Miguel saadeti pagendusse ning João ja tema toetajad võtsid valitsuse taas enda kontrolli alla. Seejärel valitses ta kuni oma surmani märtsis 1826, olles 58-aastane. See oli ime, et Carlotta abielu kestis kuni ühe osapoole surmani, hoolimata kibedusest, ning ta keeldus teda tema viimase haiguse ajal külastamast. João surm viis Portugali keerulisse troonipärimiskriisi. Miguel, oodatud troonipärija, oli endiselt paguluses, samal ajal kui tema vanem vend Pedro, nagu mainitud, valitses juba iseseisvat Brasiilia impeeriumi. Pedro nõudis lühidalt Portugali trooni, enne kui ta loobus sellest oma noore tütre kasuks, kellest sai 1826 aasta mais kuninganna Maria II. Miguel naasis hiljem, 1828 aastal, et kroon tagasi nõuda, plaaniga vältida kodusõda, abielludes oma vennatütre kuninganna Mariaga, kuigi see ei teostunud kunagi. Aastal 1826–1828 toimunud valitsejate kiire vahetumise ajaks oli Carlotta Portugali poliitikas kõrvale tõrjutud. Vaatamata varasemale liidule oma emaga, ei kutsunud Miguel teda pärast kuningaks saamist 1828 aastal õukonda tagasi. Selle asemel veetis ta oma hilisemad aastad kibestunult ja õukonnaelust võõrandunult, elades Lissaboni lähedal maal Kelusi palees. Ta suri 7. jaanuaril 1830, 54 aasta vanuselt. Selleks ajaks oli puhkenud uus kodusõda, mis lõppes 4 aastat hiljem, kui Miguel kukutati troonilt. Ta veetis oma ülejäänud 32 eluaastat paguluses, kuninganna Maria II sai trooni tagasi 1834 aastal. Carlotta maeti algselt Sintrasse, enne kui ta 1854 aastal ümber maeti oma võõrdunud abikaasa kõrvale Braganza dünastia kuningliku panteoni Lissabonis. Kuigi Carlotta Joaquina oli alati ihaldanud suuremat võimu, veetis ta siiski peaaegu kogu oma täiskasvanu elu ühe maailma suurima monarhia südames, olles Portugali ja selle tohutu impeeriumi kuninganna või printsess regent, mis ulatus üle Brasiilia, Aafrika ja Aasia. Tema vaenlaste jaoks oli ta inetu, salakaval ja võimuahne välismaine kuninganna. Teiste jaoks oli ta intelligentne ja sihikindel naine, kes keeldus leppimast oma ajastu kuninglikele naistele seatud piirangutega. Võib-olla peitub tõde kusagil nende kahe vahel. Igal juhul jääb ta üheks kõige paeluvamaks ja vastuolulisemaks kuningannaks Iberia ajaloos. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Hispaania Carlotta Joaquina kohta. Loodan, et pidasite seda huvitavaks. Andke mulle kommentaarides teada, mida te tema elust arvasite. Ja kui soovite rohkem kuninglikke lugusid või rohkem Hispaania või Portugali kuninglikke lugusid, andke ka sellest all kommentaarides teada. Loodan, et olete tellinud minu kanali, et näeksite kõiki minu videoid kohe, kui nad üles laen. Loodan, et olete minu kanali tellinud ja teavitused sisse lülitanud, et näeksite kõiki minu videoid kohe, kui need üles laen. Ja sellega on minu poolt kõik, nii et näeme teid kõiki sarja Forgotten Lives järgmises osas. Aitäh!